tere! Tuleva sabati kohta, mida nimetatakse Sabbat Chazon, ilmutus, on olemas Rabbi Levi Itzhaki Berditševist tuntud ütlemine, et sel sabatil näeb iga juut unes kolmandat templit, kuid seda nähakse kaugelt. Juudi kalender on ehitatud selliselt, et Sabbat Chazon alati satub sabatile, mille loetakse nädalapeatüki Dvarim. Peatükiga Dvarim algab 5. Toora raamat, mis erineb ülejäänud raamatutest selle poolest, et seda ütles Mooses põlvkonnale, mis pidi peatselt sisenema Iisraeli maale. Selle tõttu keskendub raamat Dvarim asjadele, millest varem polnud vajadust rääkida. Iisraeli maale sisenemise ja Egiptuse maalt lahkumise põlvkondade vahe seisneb selles, et Egiptuse maalt lahkunud põlvkond asus Moosesega samal vaimsel tasemel. Nad said Toorat Sinai mäel ja nägid jumalikkust oma silmadega. Põlvkond, mis pidi sisenema Iisraeli maale, ei näinud oma silmadega jumalikkust. Nad ainult kuulsid sellest oma vanematest. Nende peamiseks ülesandeks oli tegelemine materiaalsusega. Nägemise ja kuulmise vahe seisneb selles, et kui inimene on midagi näinud oma silmadega, siis ta enam ei kahtle. Kui inimene on midagi kuulnud, siis isegi kui see on teda sügavalt mõjutanud, võivad tal siiski tekkida küsimused ja kahtlused. Vaatamata sellele, et põlvkond, mis pidi sisenema Iisraeli maale, asus madalamal vaimsel tasemel kui põlvkond, mis lahkus Egiptuse maalt, kuid jäi igaveseks kõrbesse, oli neil ikka eelis. Egiptuse maalt lahkunud põlvkonna kohta ütleb salm, sest te ei ole veel tänini jõudnud rahupaika ega päris osale, mille Issand su Jumal sulle annab. Jutt salmis käib Silo ja Jeruusalemma kohta, kus olid ehitatud ajutine ja püsiv templid. Mõlemad olid ehitatud alles siis, kui juudid sisenesid Iisraeli maale ja jagasid seda hõimude vahel. Vaatamata sellele, et sisenedes Iisraeli maale pidid juudid tulema alla madalamale vaimsele tasemele ning olid sunnitud tegelema materiaalsete asjadega, just läbi selle oli saavutatud nende lõplik eesmärk, templi ehitamine. Tuleb välja, et sabat, mille loetakse nädalapeatüki Dvarim, ühendab kahte vastandlikku aspekti. Ühest küljest on tegemist suure alaminekuga. Teisest küljest tänu alaminekule saavutatakse tõelist tõusu. Sama kehtib ka Sabbat Chazoni puhul, mis samamoodi ühendab endas kahte vastandlikku aspekti. Ühest küljest on see sabat, mis satub 9. päevale enne Tisha B'Avi, päeva, millal olid hävitatud 1. ja 2. Jeruusalemma templid ja millal meie lein seoses templi hävitamisega on kõige tugevam. Teisest küljest tänu allaminekule saavutatakse kõige suurem tõus. Nagu ütles Rabbi Levi Itzhak Berditševist, et just sellel sabatil näeb iga juut unes kolmandat templit, mis asub kõrgemal vaimsel tasemel kui eelnevad 2. Olgu tempel ehitatud kiiresti meie päevil tänu meie õiglasele Messiasele. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!